Eesti poliitika ja vangla. Kes neid suudaks lahuta? Kes läheb vanglasse, kes tuleb vanglast? Lagle Parek kuulus viimaste sekka. Samal aastal, mil Arnold Rüütel valiti Ülemnõukogu presiidiumi juhiks, saadeti Lagle Parek Mordvasse, naispoliitvangide laagrisse. Dissident, vabadusvõitleja, Eesti oma Nelson Mandela. Tal oli ainult üks viga. Ta oli naine. Et te saaksite kohtuda Eesti Vabariigi presidendi kandidaadi Lagle Parekuga. Ma pean sekkuma, et see, millest olen unistanud, tuleks vähegi unistuse moodi, põhjendas Parek oma kandideerimist. Ta oli kandidaatidest kõige noorem. Ta jaksas isegi sõita 3 nädalat ERSP lõõtsabussiga mööda Eestit ning ennast tutvustada. Stopp, mida ma just ütlesin? Ennast tutvustada. Nelson Mandela ei pidanud küll ennast tutvustama. Jah, inimene, kes oli aastaid olnud vanglas, võis olla küll eetiliselt puhas nagu tammepuu leht pärast vihmasadu, kuid laiadele massidele oli ta tundmatu. Lagle Parek jäi rahvale võõraks. Nüüd me vastutame ka tulemuste eest. Ja see on raske koorem, mis meile praegu langeb, kuid see on koorem, mida me peame kandma. Ja pealegi kehtib Eestis juba aastasadu iidne reegel, kes kord juba on naine, seega naiseks jääb. Septembri alguseks oli selge, et Lagle Parekist presidenti ei saa. Parek möönis ka ise. Minu kampaania tegelik eesmärk on teha kampaaniat ERSP-le Riigikogu valimisteks. Kuid Eesti uue presidendi nimi sõltus ikkagi veidi ka temast, endisest vangist.